Tervist! Mul on väga ambitsioonikas plaan rääkida 15 minutiga juhtimisest keset energiakriisi ja rohepööret. Pikemat aega kulutamata hakkame asjaga pihta. Et üldse mingist kriisist rääkida ja Covidist oli siin juba paar sõna juttu, siis peaks aru saama, milles see kriis seisneb. Ja kui me räägime kriisist, siis me ei saa üle mustast luigest, minu lemmikfenomen Nassim Talebist, kes minu meelest Ekspress Grupi kutsel 2018 ka Tallinnat väisas, nii et suur tänu selle eest. Aga musta luige fenomen, väga lihtne. Te näete siin minu tehtud pilte Beirutist. Vasakpoolne on keskväljak. Pole üldse näha, et seal oleks 15 aastat järjest tuld antud mõlemal pool rindejoont, nii ida kui lääne Beirutis, aga põhimõtteliselt must luik tuli ja laastas Liibanoni aastal 1975, 1300 aastat kestnud rahu kristlaste ja moslemite vahel murdus mõne nädalaga ja 15 aastat lihtsalt anti tuld. Must luik tuli ja laastas riigi. Aga mis see must luik on? Mis ta metafoor on? See Taleb jätab mulje, et see on tema välja mõeldud. Ma tegin Vikipeediast otsinguid ja leidsin, et seda kasutati juba antiikajal. Ja põhimõtteliselt must luik on siis metafoor, et mingi asi, mida mitte kunagi ei ole olemas, aga kui me siis teda näeme, siis piisab ühest mustast luigest ehk ümber lükata hüpotees, nagu kõik luiged oleks valged. Ja tema anatoomia on laias laastus selline, et tema tuleku tõenäosus on põhimõtteliselt 0. Ta ei ole tõenäoline tulema. Tema tagaääred on massiivsed. Massiivsed. Ehk siis tõenäosus korda tagajärg, mis on siis ooteväärtus, siis matemaatikud võivad nüüd mõelda, kas nulliga jagamine on nagu lõpmatus või on ikka 0. Aga tagantjärgi on ka kõik väga targad seletamaks, et seda oli ju kõike näha ja nii see pidigi minema. Ja alati on diskussioon, eks ju, et kas Covid oli must luik, enamus inimeste jaoks kindlasti oli, aga Taleb suutis sellest kirjutada 14 aastat varem oma raamatus ja nii edasi ja nii edasi. Kas see on must luik? Mida teie tegite 26. veebruaril? Kas te kujutasite ette, et te osalete sellisel meeleavaldusel? See oli retooriline küsimus. Teemegi selles mõttes ühe mõtteeksperimendi. Pange silmad kinni ja kujutage ette, et te olete oma lapsevanemate koosolekul. Ja nüüd kujutage ette, et vaadate ümber ringi, seal on umbes 30 inimest, mis on nende inimeste keskmine pikkus ja keskmine kaal. Te saate mingid numbrid, vaatate umbes 1,70 m pluss miinus, 75-80 kilo pluss miinus. Ja nüüd mõtteeksperiment on selline, et kujutage ette, et sinna saali siseneb maailma näiteks tuleb Shaquille O'Neal või keegi. Kas klassi või see lapsevanemate keskmine pikkus ruumis muutub? Praktiliselt mitte. Aga nüüd mõelge, et see sama sats istub seal ja et mis on teie keskmine palk või väärtpaberiportfelli väärtus. Saate mingi keskmise ja siis ilmub sinna saali Elon Musk või David Hindrikus või keegi. Kas klassi keskmine muutub? Muutub. Muutub kvalitatiivselt, nii et meie eelmine keskmine ei omanud mingit väärtust. Juhtimine kriisis ja kriiside käsitlus on just täpselt selline lastevanemate koosolek. Ta on mustaluigelaadne, sündmused ei ole omavahel võrdsed, mõni päev aktsiaturgudel on teistest päevadest oluliselt olulisem ja peale pikka mingit rahulikku tiksumist on meil üks päev, kus mingi asi kas tõuseb pluss 10% või see on veel vähe, või siis kukub 50%. Ehk ütleme, kriis minu arusaamise järgi on selline must luik, mis vaikselt lendab, kus paneme tähele, et mustad luiged võivad olla ka positiivsed. Ehk enamus startup arvuliselt läheb pankrotti, aga enamus, kellest me räägime, on kõik positiivsed mustad luiged. Mis graafik see on? Maagaasi hind. Olles olnud süsteemis, kus Gazprom on aastaid või isegi aastakümneid hoidnud maagaasi hinda väga madalal, levivad ka teooriad, et see on kõik väga roheline ja sõbralik ja nii edasi, kuni ühel päeval ta enam ei ole väga madal. Inimesed, kes on harjunud mingi energiasisendi hinnaga, järsku tuvastavad, et oi, et meie põhiline sisend on läinud 10 korda kallimaks. Ja mingite tööstusharude jaoks on A ja O. Paljude inimeste jaoks kütte- ja energiakulud on väga suur kuluartikkel ja see on eksistentsiaalne probleem. Ehk siis selline
kriisi juhtimine, rohepööre, energiakriis, meil on põhimõtteliselt väga lähedalt kokkupuude Musta luigega. Musta luige teine matemaatilisem definitsioon on Lorentzi liblikatiiv, ehk liblikatiiv, olete kindlasti kuulnud seda metafoori, et liblikatiiva löök ühel pool Atlandi ookeani võib vallandada orkaani Mehhikos. Ja jällegi mõte on selles, et meil on mingi väga väike häiritus süsteemis, mis läbi iteratsioonide eskaleerub väga suureks mingisuguseks katastroofiks. Ettevõtluses üks väike otsus teiste hulgas võib vallandada ettevõtet hävitava kriisi. Või vastupidi, üks mingi otsus, väga väike, võib põhjustada mingi täiesti uue teenuse või toote turule toomist. Ja mina olen kasutanud seda pilti, et tippjuhi laud üldiselt ongi ebastabiilne ümber 3 attraktori. Need on samaaegsed kliendid, kes soovivad kõik asju odavamalt ja kvaliteetsemad, omanikud, kes soovivad kasumit, ja töötajad, kes soovivad ka sissetulekut, aga eelkõige head töökeskkonda. Ja probleemide rägastik käib ühe ja teise asja ümber. Ma meelega ei pannud neid asju ühele slaidile, sest kui me räägime energiakriisist, siis energia domeenis on oluline selline trilemma. Energia peaks olema kättesaadav, varustuskindlus. Me tegelikult ei huvita, kust ta nii väga tuleb, peaasi, et olemas on. Peaasi, et elekter olemas on, siin ruumis ja talvel küte. Taskukohasus, ta peab olema kättesaadav ja loomulikult keskkonna jalajälg, sest see, kuidas me seda elektrit teeme, ei tohi jätta maha musta maad. Nüüd seda asja kombineerides võib ka küsida, et kas süsinikuneutraalsus, mis on siis ütleme kliimaeesmärk, kas ta on eesmärk omaette või mitte. Et juba täna me saame näiteks öelda, et Utilitase Tallinna võrgud, nende heide on 70% vähem kui aastal 2009. See on saavutatud läbi massiivsete investeeringute, nii et me oleme täna vähendanud 70% süsiniku jalajälge. See jälles jäänud 30 tuleb viia nulli, mitte ainult kliimaeesmärkide pärast, vaid ka energiajulgeoleku tõttu. Ja hiljemalt 2030 on see täiesti saavutatav nii tootmisüksuste kui ka ülekandevõimsuste ehk siis torustiku rekonstrueerimisega. Energiakriisi ma võtakski kokku võib-olla sellise ketserliku lausega, et aeglane rohepööre ongi selle kriisi põhjustanud. Liigne sõltuvus ühest riigist, ühest tegurist, Vene maagaasist, odavast, on uinutanud ja on teinud Euroopa täna haavatavaks. Lühikes perspektiivis me peame leidma lahenduse toimepidevusele, kasutama alternatiive, mis on vähegi võimalikud, võib-olla rohkem siin kodumaist mingit saastavamat kütust kasutama, aga lühikes perspektiivis on vaja kuidagi tagada toimepidevus. Pikemas perspektiivis, ma mõtlen 3-5 aastat, ei ole mitte mingisugust alternatiivi sellele, et tuleb teha kütusepööre, tuleb vabastada ennast imporditavatest fossiilkütustest. Kuidas sellises maailmas juhtida ja kuidas üldse sellises maailmas ellu jääda? Ma olen välja toonud mõned sellised põhimõtted. Esiteks, vältida riskide kontsentreerumist. Riskide kontsentreerumine, mul on siin olnud see maagaasi näide, aga neid on veel ja veel ja veel. Et sul võib olla nii-öelda see Soome Nokia näide, mis siis on, et kui meil on kogu majandus baseerub ühele ettevõttele, siis kui see ettevõttega midagi juhtub, on kogu majandusega suur probleem. Või siis näiteks lennuki näide, et kas meid huvitab nii palju see, et lennuk vähem vibreeriks, või siis see, et alla ei kukuks. Iga normaalne inimene ütleb, et las sunnik väriseb, peaasi, et alla ei kuku, et jõuaks ikkagi kohale. Ja mitmetaolised juhtimistiimid just seda nagu aspekti adresseerivadki, et kui meil on tiimis pidev niisugune nagu värin, et me kõik ei ole eos nõus sellega, mida teised inimesed ütlevad, võib-olla mõni on luuletaja, mõni on insener ja nii edasi, aga kui meil on tiimi sees kriitika, see on kõige lihtsam kaitsevall sellele, et me oleme kõigega nõus ja sõidame täiskiirusel vastu seina. Suvepäeval, kui kõik on ülevas meeleolus, küsid mõne tõsise tööküsimuse või ülitõsise koosoleku keskel teed mõne nalja, üldiselt elu on näidanud, et töövõime kasvab pikemas perspektiivis.
Teine mõte, mis ma olen kaasa võtnud siia konverentsile, on õpitud abitus ja reeglite utoopia. Mis asi on õpitud abitus? Õpitud abitus on selline fenomen, kus ma just nagu oskaks mingit asja teha, aga kuna mind on kogu aeg dresseeritud või suunatud nagu käituma niimoodi, et ma seda asja ei teeks, siis ma lihtsalt mingil hetkel minetan selle kompetentsi. Ja see kompetents võib olla nii triviaalne kui võileibade tegemine. Minu kadunud isa kahjuks ei osanud teha võileibu, sest ta kogu aeg sai tagasisidet oma pereliikmetelt, et ema teeb neid paremini. Siis ta mingil hetkel ütles, et kuule, sorry, et ma lihtsalt ei tee, et pole nagu pointi. Reeglite utoopia ülereguleerimine on täpselt sama fenomen. Me katsume kõiki asju reeglitega ühiskonnas reguleerida ja kui veel reegleid on vähe, siis mõtleme veel täpsemaid reegleid välja, sest kellegi jaoks on hästi oluline, et mitte kuskil mitte mingit võnget ei tuleks, mitte kriisi ei tuleks. Ja siis lõpuks on fenomen, kus me sõidame autoga, et lisaks turvavööle on peas ka kiiver ja seljas langevari. Igaks juhuks äkki läheb vaja. Õpitud abitus ja reeglite utoopia on minu meelest kriisiolukorras kõige suurem inimese ja organisatsiooni vaenlane ja halva kliendikogemuse ema. Just sellepärast, et inimene, kes on harjunud kõiki reglemente täitma, kus on ette kirjutatud ülitäpselt, mis ta tegema peab ja mida ta teha ei tohi, siis kui tema ette viskab reaalelu, probleemi, mida ei ole reguleeritud, siis ta kukub kokku. Ta ei ole võimeline iseseisvalt otsustama ja kliendi probleeme lahendada. Kolmas, probleemide lahendamine rohujuure tasandil. No see võib öelda eestikeelne niisugune vanasõna, et 10 pead on ikka parem kui 1 pea. Ehk siis, kui meil on organisatsioon, mis tegeleb klientidega, siis mis te arvate, kes on kliendi tegevusega kõige rohkem kursis? Kas juhatuse esimees või kliendihaldur? No ma väidan, et igal juhul kliendihaldur. Miks see on oluline? On see, et kui kliendihaldurile anda piisavad volitused, ta saab ise oma otsuseid teha, siis ta tajub pidevalt turgu. Jah, ta eksib, aga eksimist on võimalik alati õppida ja ta ei pane lahtisi probleeme juhtide lauale. See on üks suuremaid niisuguseid muresid, on just see, et juhid tahavad kangesti otsustada, eriti algajad juhid, sest nad on tõenäoliselt selle spetsialisti koha pealt üles teinud, neil on valus vaadata, kuidas inimene astub sirge seljaga vastu reha. Ja siis ta katsub sekkuda, aga kui vastu reha esimest korda ise ei astu, siis tegelikult suurt midagi ei õpi. Ja lahtise probleemi ülemust palun aita, tulemus on selles, et see spetsialist tegelikult midagi ei õpi ja organisatsioon kontsentreerib riski ühele otsustajale, mis viibki meid niisuguses 2 spiraalini. Mul on olnud oma elus võimalus olla ühes ja teises spiraalis, kusjuures enam-vähem nagu üheaegselt, isegi erinevates kontekstides. Et loomulikult vasakpoolne on eelistatum olukord, kus spetsialist tajub turgu, võtab riske. Kui tal on mingisugune teelahe, siis ta läheb ja argumenteerib oma ettepaneku ja juht aitab otsustada, aga ei sekku. No alternatiiv on see, et iga küsimusega sa lähed juhi juurde, ütled, mis ma teen. Juht ütleb, et mine vasakule, spetsialist läheb vasakule, ta ei mõtle, ta ei oska mõelda ja lõpuks ta ei taju turgu. Mis viibki meid küsimusele, et kui mina olen juht ja opereerin keset sellist kiireid muutusi või kriisiolukorda, siis ma tegelikult tahan kasutada maksimaalset ressurssi, mis mu organisatsioonis on, ma tahaks kasutada kõiki inimesi, siis ma pean iga hommik mõtlema selle peale, et miks need inimesed tahavad minuga koos töötada. Et me oleme tegelikult pärit enam-vähem kõik samadest lasteaegadest ja koolidest. Et see, et mul on olnud kuidagiviisi vedanud või kuidagiviisi sattunud see juhi kohale, ei tähenda, et ma nüüd oluliselt parem või targem oleks kui teised. Võib-olla mul on olnud õnne, võib-olla oli mingid mustad luiged, aga võib-olla tegin rohkem tööd mingil hetkel. Igatahes, kas ma olen juhina andnud tagasidet, kas ma olen jätnud probleemid ise lahendamata ja palunud seda spetsialistidel teha või olen ikkagi trüginud ise püünele. Ja laenates John Rawlsilt, et õiglane juhtimine on see, kui ma teen selliseid otsuseid, et ma ka spetsialistina seda otsust kõige rohkem aksepteeriks. Ehk siis kokkuvõttes sotsiaalsed süsteemid, eriti kõik meie kunstlikud, mitte siis füüsikalised või bioloogilised süsteemid, sotsiaalsed süsteemid, kõik on oma sisult komplekssed. Me kõik oleme samaaegselt oma maakonna, linna, Eesti riigi, oma tööandja saadikud ja üks väike probleem võib eskaleerida suuremaks katastroofiks.
või suuremaks edulooks. Kuidas seda probleemi lahendada või mida teha? Just ainus või ütleme, lihtne soovitus on elada sellist roolslikku elu, kus ma teen otsuseid sellisena, et ma saaks nende otsustega elada ka siis, kui ma oleks teisel pool lauda. Rolls kasutas mõistet kerjus ja kuningas võivad omavahel kogu aeg koha ära vahetada. Siis ma mõtlesin, küll see on ikkagi hästi tark ütlemine. Lõpuks avastasin, et Matteuse evangeeliumis on täpselt sama mõte kirjas, tee teistele seda, mis sa tahad, et sulle endale tehakse. Mina tänan.